Tere head inimesed, jälle oleme Vaata nööki saates ja jälle on üks kuu möödas, oleme novembris ja mis meil oktoobrist näppude vahel jäi, loomulikult valimised, sealhulgas e-valimised. Ja meil on hea tänada kõiki EKRE valijaid ja ka meie isiklikult oleme tänulikud, sest mina sain Rakvere volikogus jätkata. Ja tõesti väga hästi läks, mind valiti Pärnu volikokku ja suured tänud ja iga hääl on kulla hinnaga ja meil ei saa jätta ooplemata, võib minna nii hästi, et nii Reformi kui Isamaa Liidu massuurikad jäävad üldse kõrvalt vesise suuga pealt vaatama, mis hakkab toimuma. Ja ega me ei saagi vist täna suurt muud rääkida kui valimistest ja kui nüüd hakata vaatama, pärast jõuame võib-olla sinna kaugemasse kohta, aga esialgu Tallinnasse, siis siin on nagu selline vana hea keskeda või mälumängu voorud käima läinud, esitatakse 15 küsimust, kes saab edasi siis ja kes kaotab, see saab ainult siis selle nutiristsõnad, kes võidab, saab edasi. Aga on ju neid tuntud veel muid mälumänge, et meenub siin Kuldvillake, et kas siis siin need mängud lähevad tükk aega veel? Minu lemmik mälumäng on Tõehetk, mäletad, oli selline asi, kus sa pidid mäletama täpselt, kuidas sinu kollega valetasid, siis masinaga vaadati ja kuksid põmdi välja. See oli see mingi valetamismasin? See oli see valetamise paljastamise masin. Seda oleks vaja siin Riigikokku see peaks olema valijatel, pannakse kandidaate selle valede masina alla ja siis kuulatakse üle. Ja, aga aga siis nad saavad ju võitjad, saavad ju raha, aga ega siis seal, kes Tallinnas võidab, kes õigesti vastab, see saab siis mingi hea koha ja raha tuleb koos kohaga. Esiteks palk, teiseks need muud asjad, millest oli ilus rääkida enne, kui kohus on oma otsuse teinud. No vana hea Ardi Tiidus muidugi, tervitame teda. Tema muidugi oli meil selline liikuv entsüklopeedia, et küll teda oleks nüüd vaja olnud siia valimisteks või Tallinnasse selliseks vahemeheks, et ega nad siin ikka muidu hakkama ei saa, aga mine tea, vaatame. Aga lähme vaatame, mis aga Tallinna pärast, nagu öeldakse, ei maksa väga muretseda, ega see ei ole Eesti linn. See on üks väike välismaa linn, maailma mõttes pisike linnake, et suurtes Eesti linnades mõnes on paremini nagu Pärnu ikka suur Eesti linn. Jaa, aga Pärnu on ju suurem pindalalt kui New York, et seal on ju kõik kiirid ja lambad kokku loetud üle maakonna. Aga enesekriitika nagu mõttes tuleb täpsustada, et Berliinile seal Pärnus siiski veits jääme pindalalt alla, Berliiniga nagu raske, aga me üritame. On ka sinna soo peale või sinna saarte vahele topitud. Küll me midagi seal veel juurde. Te peate aukama veel. Aga jah, Berliinis me rääksime eelmises saates, et ooperisse me ei saa Edemesse, et see jääme pidama, aga täna vaatame, mis siis siinpool on. Et ega Tallinn saab ju, meie saame ilma Tallinnat hakkama, aga Tallinn ilma meieta ilmselt vist ei saa. Jah, ega seal... Eks need on need sellised teiste suurte Eesti linnade mured, et nagu peab mõtlema, kas jätkata Eesti linnana või jätkata siukse Tallinna tüüpi linnana. Et eks siis inimesed ise teavad, kuidas, aga mina ei hakka kellelegi ette kirjutada, mida te seal Tartus tegema peate. Mõelge ise välja, siis ka olete välja mõeldud, ülge Lukasele, siis Lukas teeb. No seda ka ei tea, kas see klaas on nüüd seal pool täis või pool tühi, seal Tartus on veel oma ette jama. Jah, see on pool kõva klaas. Karastamata teras, muidugi karastamata klaas, aga muide, ega väga huvitav, eelmine Tartu linnapea kunagi oli kruus ja nüüd on klaas, eks ole. Mis järgmine on? Kopsik, kaus. Igas Lukas ei tahtnud. Ei sobi, loogiliselt. See ei läheb, jah, selle pärast. See on nagu ka see IQ testi loogilised jadad, kas sobib järgmiseks või ei sobi järgmiseks. Ja me siin nime maagiasse kinni siis jah, et... Aga teeme väikseid, palju teemasid on olnud oktoobrikuus. Kunagi oli revolutsioon oktoobris, aga sellel me praegu pikemalt ei pea, sest revolutsioonist midagi head ei tulnud. Selle unustame ära ja läheme edasi, ütleme, muude hädade ja nuhtlustega. Kui revolutsioon ei ole, siis on meil hinnatõus ja lehtedes kirjutati siis oktoobris, et võrreldes eelmise aasta oktoobriga on hinnad tõusnud. Muide, siis ei olnud tulnud välja see, et metoodika on vale. Vaata kogu aeg siis oli metoodika oli veel õige, sest nüüd on just äsja selgus, et metoodikas tuleb arvesse võtta alesid. Et vaata, kui sa oled poodi, vaata, et kõik asjad ei ole alega.
aga inimesed ostavad ainult halega asju, et see tuleb panna sinna tead arvutusse sisse ja siis ei ole mingit hinnatõusu, siis lähevad hinnad nagu maa alla. Ja, aga see siis ei olegi nüüd seda esialgset hinnangut? Ei ole esialgne, aga lihtsalt on esialgne metoodika. nüüd on see edasi jõudnud metoodika on kohe ja kohe hakatakse arvesse võtma ja keegi täpselt ei tea, kuidas see käib, aga eesmärk on lihtsalt näidata, et see hinnatõus ei ole ikkagi nii suur või ei ole teda üldse. Sest muidu oleks elu halb, aga ei saa. Aga see halega on muidugi naljakas, et see on kollased või punased sildid, kui on odavam, aga viimasel ajal on kõik sugused ja siis nüüd enam-vähem on kõik kollased ja punased, aga hinnad on ikkagi kõrgemalt, et või sama, seal ei ole nagu aru saada, et mis on alla hinnatud. Sa ära vaata seda, mis sa poes näed ja mis su silm ütleb, sina loe seda, mida kirjutab ajaleht ja ajalehes on niimoodi, ma loen ette. Toidu hinnatõusu kiirendab eriti joogikategooria. Joogikategooria. Aasta taguse ajaga võrreldes on hinnad kallinenud 7,8%. Kõige tugevama hinnasurve teevad siis kes? Alkohoolikud. Vale, kohv, tee ja kakao. Need lurjused, kes joovad teed, kohvi ja kakaod, toovad meile hinnatõusu. Kui nad jooks vett või viina inimese moodi, poleks meil hinnatõusu ülemas ja oleks vaja häälestada seda metoodikat kogu aeg. Minu arust, kas kohvijoojad on siis nagu keerad selle statistika täiesti no vaata, alguses tõstis meil hinda, kes Putin, nii. Siis tõstis, kes siis tõndis see pind, ühesõnaga, et suured poed ja liiga vähe kaupa ja liiga suur pind. Ja nüüd on selgunud kohvijoojad. Aga mitte mingil juhul ei maksud. Mis maksud, ega maks ei joo kohvi, seda maks ei joo mitte kohv hakkab maksale õppis. Et selline, nüüd on siis selgitatud välja, et ja veel, mitte ainult kohvijoojad, meil on veel üks, mis arvad, kes need on veel, kes on veel rohkem kahju teinud nagu Eesti riigi mainele ja elukvaliteedile? Ei, piim on lähedal, aga see piim ei ole tavalises olekus. Kitsepiim? Ei, see on lehmapiim, aga vaata, on gaasiline olek, vedel olek ja veel üks olek. Karastuspiim? Tahke olek, mis asi on piim tahkes olekus? Temperatuur on ka teine. Jäätise sööjad lurjused on ajanud hinna nii üles, et 11,6% on jäätis kallimaks läinud. See ei ole kohvi kõrval vist mitte midagi, ma kohvi ei joo, ma ei tea. Kuidas sulle tundub, kas jäätis on nüüd rohkem läinud või kohv on rohkem läinud? Mina nüüd mõtlen, et ma ei see jäätist. Ma panen jäätist koos kohviga. Selge, aga siis see nüüd läks nii piinlikuks, et lähme kuidagi edasi oma teemadega. Teemasid on palju, oktoober oli pikk kuu ja juhtus üks selline asi, et Bill Gates, kes on väga, väga tuntud, väga rikas inimene ja siiamaani olnud selline progressiivse maailma majakas. Tema on süstimisest pannud raha sisse, kliimasse kütnud miljardeid, ilmselt ka teeninud oma ego. Ja mis nüüd juhtus? Bill hüppas alt ära, ütles, et see kliimavärk on jama. Sealt ei tule. Tähendab, sellest lehes ei olnud juttu. Ja üldse oli, Billist oli kaunis vähe juttu, jutt oli rohkem nagu president Trumpist, kes oli kuulnud, et Bill on nüüd siis saatnud selle kliima asja nagu puu taha. Kas Billil tuli Bill pika ilu peale? Bill tuli pika kliima peale. Aga Trump tegi siis sellise postituse, mis on väga oluline teada meie revolutsionääridele ja maailmapäästjatele ja kliimaentusiastidele. Ma, sulgudes meie, just võitsin sõja kliimamuutuste pettuse vastu, nii ütles siis Trump. Bill Gates on lõpuks tunnistanud, et ta eksis selles küsimuses täielikult. Selleks oli vaja julgust ja me kõik oleme selle eest tänulikud. Nii, et näed, me oleme sellises olukorras, kus on käes, ma ei tea, mis paradigma muutus, me peame Bill Gatesile tänulikud olema. No, oleme siis, kui nii öeldakse. Mis oleks jõudnud uskuda. Jah, võt, selline asi. Aga muidugi see Bill Gates, ei tea, mis tal siis juhtus, kas ta sai külma või kuumenes üle või midagi. Selles mõttes külma saada, et see kliimaäri ei läinud enam hästi. Tehti natuke külma sellega, siis võtti soo maha. Et tundub nii, kes seda täpselt teab. Ei saa olla, et inimene lihtsalt võtab mõistuse pähe. Nii, Bill istub lauad on nii, ma mõtlen, kuidas selle kliimaga on. Välja mõtlesin, see on jampsimine. Ma ei usu, et see nii käib, see käib kuidagi teisiti.
teistmoodi. Aga ka Eestis on häid uudiseid, et kogu aeg on ja me rääkisime hinnatõusust, eks ole, meil on maksutõuse on olnud laias valikus, no igasuguseid maksutõuse, aga kas meil maksulangetusi ka on, sinuke küsimus? No, 1/15. Peaks olema üks esimene küsimus. Muidugi on. Ja selgub, et meil on hasartmängumaks on, no praegu ei ole veel langenud, aga hakkab langema. Hasartmäng on pahasi, muide, see oli asi. Oled sa mänginud? Ei, olen mänginud, ma võin sulle rääkida, kui halb see on. Ma käisin kunagi mängimas ja hea raha tagasi sain. Aga mis see hasartmäng on, ka see jalgpalli ma olen toksinud? See hasarti tekitas. Ja see on hasart, aga mõeldakse seda, kus on... Võidad midagi või? Ja paned raha sisse, ei võida midagi, aga annad raha ära. No kasiinos, eks ole. Seal ei ole keegi küsi muud kui raha. Seal on lihtne küsimus ja vastus on ka lihtne, aga see ei ole nii lihtne vastata. Ühesõnaga plaan on siis selline, et praegu on see, ega see maks ei ole nagu eriti suur, ma uurisin, ma ise ei uuri, ma olen laiska, ma olen roboti tööle, lasin uurida, kuidas selle mängusõltuvuse ja nende asjadega on siin. Et maailmas keskmiselt on see umbes 1–5% on neid sõltlasi, et see ikka päris palju, aga põhiliselt on nad kuskil Indo-Hiinas, seal Aasias, neil on nagu rahvuslik komme mängida. Nagu meil on näärivana, siuke komme, neil on kasiino või kuidagi umbes niimoodi. Aga kõige hullem on see, et Soomes on neid mängusõltlasi 6%. See on täiesti, see on Aasia tasemest üle veel, see on absoluutne maailma nagu tippmark. Aga seal ongi õnnelikud. Lätis ka, Lätis on 5%. Aga põhjus, mis arvad, miks Soomes mängivad ja miks Lätis mängivad? Meie naabrid. See on põhiline põhjus, aga seal on veel mõned nüansid, mõned väiksemad nüansid. Soomlaste kohta väidetakse, et see üks nüanss on see, et seal on halb kliima ja teinesid joovad nagu sead. Ja joovad hästi peaga ja neid, siis läheb asi käest ära. Aga lätlaste kohta joomist keegi ei maini, aga lätlane ei teagi, mis asi see joomine on. Aga mis lätlastel on, kui ütlesite? Miks nemad mängivad? Ma ei tea, nad tahavad võib-olla endale midagi meie saari näiteks. Seal oli nii, et seal on slaavi kultuuri dominant, ühesõnaga palju venelasi. Nii, ja teine asi... Venelased hoopis mängivad Lätis? No vaata, see on integratsioon. Lõimusid. Ja lõimuvad ära. Läti lavadaga lõimusid. Mängivad kõik, palju mängitakse. Ja teine asi, et majanduslangus ja depressioon, eks ole, paha olla, tead, majandus läheb kehvasti, aga hakka mõtlema, kas Eestis ei ole venelasi, vene kultuuri seda. Ma imestagi praegu, Eestis on venelased, Eestis juuakse ja majandus on... Eestis on kliima kehv, majandus kehv. Aga mis arvad, palju Eestis on mängusõltlasi? No Eestis ei ole võib-olla raha siis, et mängida. Aga sõltlasi on 1–2%. Saad aru, Soomes on 6%, Lätis 5%, kujutad ette kasiino seda omanikku. Mis toimub seda hullu maja? Miljardid vedelevad maast, kuidas ma selle papi kätte saan? Tuleb see maksu langetada ikka. Jah, ega saa inimestel raha anda, tuleb ikka, aga ma ei tea, kas see saab nagu aidata, nad ju langetavad see 6%-lt 4% ja veel viilivad seda kassi saba seal jupi kaupa. No jaa, aga kas siis tahavad, et rohkem hakkaks mängima, ikka saaks Lätile seal järgi. On rehkendus, ma ütlen, siin on teada, kes mida arvab, Tsahkna arvab, saad aru, see ei mitte arvamus, see on eksperthinnang, nii, et Tsahkna eksperthinnang on siis selline. Nii, Tsahkna rääkis, et eesmärk on suurendada hasartmängu maksu laekumist riigile, nii. Praegune plaan on see on praegune plaan, panid tähele, mitte et plaan on see, praegune plaan on selline, et kui hetkel laekub suurusjärgus 22 miljonit eurot, siis kui see kõik töötab ja kui prognoosid peavad, 2 asja on, siis võib see kasvada 30 miljonini aastaks 28. See on praegune plaan. See on plaan, aga varsti võib-olla on juba 32 miljonit, kui natukene nagu seal... Aga see tähendab seda, et ikkagi, kuigi öeldakse, et hasartmänge on saatanas, siis tegelikult ikkagi valitsus soodustab seda, et rohkem mängida. Ühesõnaga, asi on selline, et valitsusel on tegelikult plaan, mitte niivõrd Eesti inimestelt raha ära võtta, see on selge, et siit midagi võtta ei ole. Et kui meil on need jamad, mis on Soomes ja need jamad, mis on Lätis, pluss veel omad jamad ja ikka on 1–2% mängusõltlasi, see on igale ühele selge, et siit nagu kivist vett välja ei pigista.
valitsusel on palju targem plaan, et meelitada siia kokku üle maailma, kuna maks on nagu natukene nagu väiksem, siis neid internetikasiinosid või mingid, noh, ma ei tea, mis need on, ennustuskontorid, erinevad sellised teenused võrgus, kus sa saad raha anda ja siis seda saaks teha nii, et nad ei pea siia tulemagi. Ja just nimelt. Aga muidu kasiinosaar taheti teha see Paljassaarde kuhugi. See võiks ka see on selline nagu kosmosesaar või taevas, mitte pilv, vaid siuke saar, mille, ühesõnaga pilve moodi saar. Aga huvitav, võiks noorest peast hakata ikkagi meie oma inimestele ka õpetama, sisse juurutama seda, sest mina sa rääkisid Näärivannast enne, mul meenub, et mulle tõi Näärivanna kunagi ringlotto selline kasiinolaud, panid neid setoone peale, need ei olnud küll päris rahadega, nendega poodi läinud, aga tekkis küll selline asart, et võiks mängida ja vanaisaga mängisime turakat mängisime leparahade peale. Et siin on veel arenguruumi ka noortele. Ja siin on tegelikult see, vaata, ma saan aru, et paljud inimesed ei oska mängida, aga see mängimine on keeruline. Vaata, pokkeri meistrivõistlusi korraldatakse, aga igaüks ei saa seal nagu turniiri võita. Üks Eesti venelane muide on väga kuulus, noh, selline mängija. Ja. Pokkeri nägu peab olema ka. Nägu nägu. Aga vaata, kuidas malet tänapäeval mängitakse? No ka arvutiga, tark arvuti võidab igasuguseid Kasparovid. Et miks Eestis ei ole sellise, ma küsin nüüd, head Eesti inimesed, te olete tark rahvas, nagu on ajales kirjutatud, et miks te ei mängi tehisintellektiga neid hasartmänge? Ja. Sest kui tehisintellekt oskab malet mängida, tänapäeval koo on veel keerulisem, tükk aega nad ei oskanud seda kood mängida, aga nüüd on mingid meistrid juba võidavad, koo on teed igavene suur laud hästi keeruline, midagi aru ei saa, et siuke värk ja pange tehisintellekt tööle. No, mina ei taha kedagi nagu hasartmängu sõltuvusse nagu meelitada, vaid lihtsalt korraldada teaduslik eksperiment. Kas tehisintellekt on üldse millekski sobilik ja kui ta millekski sobilik on, siis ta peaks õppima mingisugust blackjacki mängima näiteks. No ja muidu on niimoodi, et las kratt möllab. Et muidu on niimoodi, et ma loen jälle, keegi armus tehisintellekti ära, teine jälle ei saanud temast kuidagi lahti, tuli järgi talle kogu aeg, just ära mine, ära välju siit. Tekib suhe. Mine, kus tahad, ma panen oma tehisintellekti blackjacki mängima. Mängi kui Jacki ja jätku mind rahule. Hundid söönud, lambad terved. Ja muide selline robotite kasutamise mõte inimkonna heaks ei ole, mitte ainult minu peas ei keerle, ega sinu peas. See on sellise krati tahab tööle panna ka Pakosta. Bill Gates on praegu seal segaduses, aga Pakostal on kindel plaan, et noh, siin on olemas selline mingi teenus vaestele inimestele, et noh, riigi jurist, vaat see jurist Raibe tahab raha saada, siis nupumehed mõtlesid välja sellised, mis me selle juristiga jamame, ega no vaene inimene kohtusse niikuinii saa minna, see jurist seal tead, see on niikuinii vormi täiteks, et paneme tehisintellekti talle mingit juriidilist mulli ajama, küll ta rahuneb ja nii, ja ongi selline plaan. Väga hea, see on nagu väga hea, et me saame ju kõik lõpuks rakendada, pole inimesi vajagi, üks ta puha mida. Ja teine asi, võib-olla see tehisintellekt näiteks, no ma ei tea midagi, Pakosta väga hea jutupliiats, eks ole, jutt jookseb, see on nagu hästi, aga võib-olla kõik asjad ei ole nii hästi, et võib-olla näiteks, et ega maleis ju ka need robotid alguses ei võitnud Kasparovit. Aga näiteks alguses, kui see tehisintellekt, see juturobot juba Pakostas tahab paremini juriidilist juttu. No temast ei ole väga kõrge. Jõukohased ülesanded anda robotile kõigepealt. Ja siis vaikselt niimoodi ülespoole tuunida seda. Et sealt võib tulla küll. Aga siis jah, meie see töötus... Ja teine asi, et ega sa ise ka ja viitsi ju rääkida selle juturobotiga, paned oma juturoboti selle Pakosta robotiga rääkima, siis need oma vahel seal klaarivad ja ongi tehtud. Probleem lahendatud. Iga roboti vastu ja leitakse vastu robot. Aga inimene ei pea siis, võtta, kui rallid sõidetakse, keegi ei ole, et üks taat jookseb seal ralli autode vahel, kõik panevad autodega, masina vastu, see on õiglane. Aga väga palju teemasid ja jälle üks selline tehniline arvuti ja päris tehisintellekti teema võib-olla ei ole, aga võib-olla on see, et valimistega, valimiskuu, valimistega, ühesõnaga seal oli igasugust jama, mis sulle meenub jamasid? No mingi E-tähega jama oli see.
E-valimiste jaama, seal oli mingi kaart, läks jalutama. Ei, kõik kaardid. Võti, kuldvõtmeke. Võti, õige jah. No see oli kaardi moodi võti. Kaardi moodi võti, eks ole, pidi panema niimoodi, et paned arvutisse, kohe annab mingi ametniku kätte. Ametniks minema siit selle kaardi. Ametnik pani kus asjadega minema toast. Ei, ametnik vist küll ei pannud toast minema, aga need, kellel need nüüd on saanud kuskile minna, need siis seal sagisid ringi nende asjadega ja tuli välja, et ne ei tohi üldse teha. Ametnik oleks pidanud need ilusti ära võtma, leppima mingid turvaelemendid peale, aga seda ei tehtud, jälle asi kahtlane. Ja veel palju asju kahtlased. Seal oli veel, seal oli ju see, et mingisugune lähtekood, arvuti mingisugune programmijund tuleb nagu enne näidata neile vaatlejatele, enne kui hakkab see testimine pihta. No seda muidugi ei tehtud. Aga nad ei teadnud, millal valimised üldse algavad, kas proovitestimisega või päris valimistega. Need valimised on ju peaaegu üle nädala, eks ole. Vaata, seal ei saagi aru, millal algavad, eks ole. Kogu aeg muuta, et täiesti tehtud selliseks, et nad ei saa ise ka aru. Ja oligi valimiskomisjoni esindaja ütles, et tema ei teagi täpselt, seadus pole kirjas, millal valimised algavad. Et millal siis nad algavad, siis tehke üks päev, nagu on püha päev, tuled sinna, paned lipsu ette ja valid. Aga ei, nemad ei tea isegi seda, millal algavad ja rikuvad sellega reegleid ja nii edasi. Ja asi kõige hullem läks kohtusse, riigikohtusse. Ja juhtus tavaliselt Riigikohus ütleb, ei, no teate, niimoodi ei saa, teie ei saa, pole see aeg, te oleks võinud tulla veidi varem või üldse teha. Tulite valest uksest ja valel ajal. Valel ajal ja üldse, ei oska teha neid asju. Aga tuli välja, et kõik oli õigesti tehtud, seadust oli ka rikutud. Mitte nii, et mina saan aru ja sina saad aru, et on rikutud. Riigikohus sai aru, et on rikutud ja ütles välja selle, aga mis juhtus? Kohus ütles, seadust on rikutud, aga jätkame. Aga ei, kuna see ei muuda tulemust, Sul on tsitaat selle kohta? Ma panin sinna, nii. Tsitaat on selline. Samas pole kohtu hinnangul alust arvata, et viivitus lähtekoodi avaldamisel oleks võinud mõjutada proovihääletuse tulemust ja elektroonilise hääletamise õiguspärasust. Ma saan, et seadus järgi küll ei käinud. Seadust mööda ei ole, aga õiguspärane ta ikkagi nagu on. Seda midagi ei muuda. Siin tuleb olulist vahet teha, mis on seaduslik ja mis on õiguspärane. Ja kui hakkad niimoodi juurdlema, eks ole, valitakse nüüd Peeter või Paul, palju see ikka muudab, on ju? Aga see on ikkagi ju nagu kui sa need inimese tahad maha lüüa, aga ta jääb ellu, siis on nagu sama ei sooritanud seda lõpuni. Nüüd on ka, sa tahtsid nagu muuta seda, aga kohus ütleb, see ei muutnud tulemust. Kuidas siis mõista? Et läheme aga edasi. Seal oleks pidanud valimiskomisjoni esimees püsti tõusma, mis jama see on, kuidas ei muutnud? Mis minu töö siis on? Tahtsin muuta. Jah, mina muudan siin juba mitu aastat muudan. Võttega kui kõnnisele võitmega ringi terve päeva. Sülitatakse näkku niimoodi, see ka ei lähe. Kuskil olid ju vaatlejad nägid, et öösel tuli koristajad lendasid sinna valimisjaoskonda. Hakkasid lipikuid koristama. Otsalappidega. Läbi tuiesid ringi. Aga see ei muutud midagi. Ei, mis see muuta saab, mis see korista ikka muudab. Ei, korista sai lihtsalt rohkem. Pärast võeti palgale, sai rohkem raha. Et sellised lood, et see e-valimine on täielik müstika ja tuleb välja, et see nagu midagi ei muuda. Nii et ei ole mõtet neid ära jätta. Kui kohus on otsustanud, et valimised midagi ei muuda, siis ei muuda. Nii. Aga võib-olla mingi muu asi muudab. Näiteks selline, nagu minu jaoks kirjanduslik teema. Lugesin, et on purevestnik ja mõtlesin, et see on nii tuttav nimi, mis asi see purevestnik on, kas sul on meeles? Kas see on pähklipure? Ei, ma arvan, seda ei ole pähklipure ja see on kirjanduslik teema. Vestnik, see on nagu jutustaja. See on, kunagi oli Maksim Gork ja tal oli laul Tormilinnust, see purevestnik ongi see, mida eesti keeles niimoodi, tormilind, mingi lind, mingi linnuke, väike vastik lind, mis lendab ja siis läheb tormiks. Selline. Umbes nagu pääsuke, et kui madalalt lendab, siis läheb jamaks. Ikkagi pähklipure. Jah, selline purevestnik. Ja tuli siis uudis, et venelased on teinud mingisuguse purevestniku. Sikkuse linnu? Ta on vist on plekist tehtud, siukene lind, nagu rakett, rohkem siuke raketi moodi lind. Kas see mis võrdsele äärde kukkus, oli ka purevestnik? See ei ole mingi purevestnik, see oli mingi suvakas, aga purevestnik pidi olema nii lahe asi, et kui on tuumamootor on peal, et vaata, kui tavaline rakett, et lased õhku ja siis ta lendab ja põmm, valmis. Aga et sellel on see tuuma mingisugune mootor, mis võib
saadad üles ja panebki ringi, võib-olla ma ei tea, kas päevade kaupa või umbes nagu seda lõputu energia, eks ole, aatomienergia, see ei saa ju otsa minutitega, päevadega. Seal võib-olla, et ja keegi ei tea, mõtle, kui sellised tiirutavad ümber igal pool maakera panevad ringi. Lõpus ometi siis on see perpetuum mobile avastatud. No küllaltki, aga teine asi, mina kui Pacifist sain väga hästi aru, et see on üks hea rakett, vaata igal pool vaatasin just ühte filmi, mingisugused Passatskid tahtsid jälle tuumarakette lahti lasta ja peaaegu lasid, et kui oleks lahti lasnud, enam midagi teha peaaegu ei ole. Aga vaata, lasid selle üles. See on hea, et sa vaatad mõtled ringi. Ei, ma ei... Laseb edasi. Las lendab, ei ole vaja maanduda kuskil, et seal on nii palju võimalusi annab juurde. Ja, et äkki saab niimoodi, et nagu hakkab sulle nagu lähenema. Ja saab veel läbi rääkida, eks ole. Et mine edasi või tagasi. Ei no näed, meil on need vestnikud olemas nii, aga et nad ei tule alla, kui istume nüüd seal laua taha, arutame neid asju. Et minust see on nagu hea, et annab aega juurde, aega annab arutust, eks ole. Aga järgmine kord, kui Putja ja Trump kokku saavad, siis pure vestikud tiirutavad peade kohal. Aga nad seal kõik teavad, enda võid aastaid tiirutada, ei lase ennast häirida, las tiirutavad. Aga kuna minus jah, kuidagi see pure vestnik tundus nagu nii tuttav asi, ei tule meelde, mis asi see on. No jaa, laul Tormilinnust, tead. Et selle peaks läbi lugema, et kas see Korki asi nagu kuidagi, ta oli mingi revolutsiooni paatosega asi, ma arvan, mingi nii. Et mis seal, kuidas see siis tänapäeval on, ei tea, ei viitsi kausalt öeldes lugeda praegu kohe, aga läheme valimiste juurde edasi, aga meil on valimiste jõma ka. Ja see on siis selline lugu kirjutati, et Eesti 200 väga tuntud valitsuspartei tegi valimiskampaania, kõik, isegi mina nägin neid plakateid igal pool, muid ei näinud, ainult need ja said mitu kohta, tegid kampaania, said mitu oma valitsuse kohta, et kampaania oli väidetavalt 600 000 ja said 3 kohta. 3 kohta, iga ühe kohta 200 000, et siis nüüd ei ole mitte Eesti 200, vaid Eesti 200 000. Mina on kuulnud, et toetusprotsendi tõttu nad on Eesti 0,2. No see on ka lähedalt, aga jah, kummaline, et näed, inimesed ikkagi ei kaota lootust. Aga käib ka Tartus, heade mõtete linnas. No ja, aga näiteks kui tahad, keegi ei keela, müüd Rakveres maja või korteri ära kolid. Ja Tartusse siis on sul, mul on siin Eesti 200, värgid, särgid. Kindlasti on sellised inimesi. Ja see valitsuspartei tuletame meelde siis? Valitsuspartei, jah. 3 kohta. Jaa, 3 kohta, jah. Aga raha on vähemalt. Raha, Aga keegi, ega see raha ära ei põlenud. Keegi sai selle raha endale, need, kes seal plakateid trükkisid, kleepisid, mis nad tegid. See läks ju majandusse. Turgutab ikkagi majandusse. Et selles mõttes, kui kaob see partei ära, siis inimesed ju lihtsalt tööinimesed kaotavad seal 600 000. Keegi müüb paber, kuhu ma müün selle paberi praegu? Keegi ta osta. Aga praegu Eesti 200, meil on siin plakatipaberit on. Reklaamifirmad ja kõik sai. Kõik, väga hea oli. Väga teretulnud, jah, selline. Ja teine see, aga ma ei tea, kuidas sulle see kampaania meeldis? Mäletad seda kampaaniat üldse? Ma mäletan, kuskil teras jooksis ringi mööda linna ja mingid ajasid taga mingid zombitid, aga see oli Eesti 200-ga seotud. Võis olla, kui ta oli terrasega seotud, siis ta võis olla Eesti 200-ga. Siis ta pidi olema ju. Aga teisi ei aetud ju taga, vaata kui nad tantsisid, see kampaania oli, siis seal ikkagi, mina ei tea, kas terras tantsis, aga paljud tantsisid seal. Taro näiteks tegi debüüdi missuguse. See oli kunagi, see oli Johai Tiivärka. Ja see oli varem. Aga see ei meelde, aga minu see kampaania praegu nagu läks mööda. Seda Johai Tiid oli liiga vähe ikka. Jah, et parteid tulevad ja lähevad, aga sellist nagu kankaani tantsimisega asja ikka, Minust hästi tuli välja sellele proua Kallasel tuli see hästi välja. Oi, see oli, ma ütlen, Taro ja Kallas. Tundub, et neil on talenti, et miks nad ei ole selles. Ja ka härra Tarandit tuleb nagu tunnustada. Täiesti lootustandev koreograaf. Jalg käis kõrgele. Minu arust nad võiksid ikkagi osaleda selles saates pühapäeviti, kus nende laulavad ja et su nägu kõlab tuttavad ja siis nad võiks seal tantsida. Kõrval on need tantsijad. Praegu potentsiaal kasutamata, nad nii valitsusse enam ei saa, et siis. Su plakat kõlab tuttavad, võiks olla selline saade. Jaa, et. Tehakse selline plakateid. Su kankaan kõlab tuttavad, joh ei tii. Nii, aga valimispettuse juurest siis tagasi kliimapettuse juurde, et Bill Gatesist meil oli jutud, selline globaalne uudis, aga meil. Mõtleme, see tekitab nagu segadust, eks ole, Bill Gates kord nii, kord naa, aga näiteks Eestis on
nii nagu oli. Ja uudis siis selline, et Eesti Energia juht tegi avalduse, et no on igasugused skeptikud, kes siis ei usu seda tuulevärki. Ütles nii, et kui tuled on kustus, küll siis mõistus koju tuleb. Bill Gatesil tuli ilma, tuled ei kustunud, aga mõistus tuli vähe, aga siin tuleb natuke oodata. Aga põhimõtteliselt saab ju tule ära kustuda. Mõtlesin, et Eesti Energias, kui teil seal on sellised nagu... Kuidas sa olid, kui tuled on kustus, siis mõistus tuleb koju? Kui tuled on kustus... Siis tuleb mõistus koju? Küll siis mõistus koju tuleb. Ahaa. Aga mõnikord on nii, et näed inimesed tuli põleb, aga inimest ennast. Aga paljud öösel, vaata, enamus aknad on ju pimedad, aga kui mõistus ei tule koju, noh. Siis ei tule. Läks magama nagu oli, ärkab üles täpselt sama tark. Kuidas ta saab koju tulla, kui kedagi kodus ei ole? No, jah. Tuled põlevad. See on nagu see, minu vastu on pettus, et noh, võid ise panna tule kodus plaksti ära. See Eesti Energia kas tuleb koju, ei tule? No. See Eesti Energia juht ei tea kalambuuridest küll mitte midagi. Ei tule, noh, ja naljakas ka nii väga. Ei ole naljakas, kui mõistust ei ole. No, selline lugu siis. Ühesõnaga, et Bill Gatesil ja Eesti Energial ikkagi väga palju ühist ei ole enam. On nagu läinud teed lahku. Aga vaata, eks me näe, kes on õigel teel. Aga valimistega sai isegi paremat meelelahutust kui Eesti Energiaga, sest ajakirjanikud lugesid kokku, et kui palju said ministrid hääli. No minister on ju tuntud inimene. Noh, Taro, kellest meil on palju olnud juttu, mäletad palju Taro sai hääli? Ma mäletan isegi Tarot ennast, ta on ju tõesti siseminister ja ta teeb väga huvitavaid avaldusi. Tal on väga palju huvitavaid projekte olnud. Ja ega ta ilmaasjalt ei saanud see 20 häält või palju tal oli? 33 häält tuli ära. Aga see ei olnud ka Tallinnas ega Tartus, see oli Põlvad. See Põlvad 33 häält on ikka palju rohkem. See on seal ikka rohkem kui mõne 300 suures linnas. Aga tõesti, ikkagi minister. No minister ja, aga tema siis oli selline nagu, ütleme... Mitu sada häält sa said? Üle 200 ikka. No aga sa ei ole minister. No, mul oli üle 100. No Rakvere väike oli. No aga see on Taro 33. No see on natukene nagu siin oleks nagu midagi nõu andma inimesele, aga kujutad ette, lähed ministeeriumisse, kõik vaatad, tuleb sealt oma 33 häälega. Et midagi peaks nagu, midagi peaks nagu ütlema, et inimene nagu tunneks sellest paremini. Näed, ta niigi ebakindel ja siis veel selline... Ja projektid kogu aeg lähevad vussi, eks ole, tuleb mingisuguse... Mingi, et hakkame kuidagi väänama või nuhkima või midagi ja... võtame tagasi. Ei taha enam nuhkida. Et rohkem enesekindlust. Rohkem, kui need projektid niimoodi läbi suruda, mitte niimoodi, et tulen projektiga, vaadake hea projekt. Ei ole hea projekt. Ja ma toon uue hea projekti. Too see sama asi tagasi. Ja ära vii üldse ära. Jätta sinna, kus on. Olgu vastu võetud. Mina olen siseminister, teate, mis ma võin teiega teha, koerapojad? Te ei taha teada. Pane ennast maksma, Igor. Hääli ei saa, aga pisaraid võid sa neilt välja pressida, nii et nagu... No aga võib-olla oleks hääli ka saanud siis. Rohkem. Kui te minu poolt ei hääleta. Mul on siin üks eel. Siis mul on veel üks eel. Inimesed hakkavad mõtlema. Aga oli veel mõni minister rekordhäältega? No seal, siin on kahjuks see lugu on, jah, Tsahkna sai Nõmmelt 206 häält. Ma arvan, et see ei ole väga palju. See on ka, jah, vähem kui sul ikkagi. No Nõmme on natuke ka siuke, ega ta ka nii suur koht ei ole, ikkagi. Ja Pakosta, meie Pakosta, mis sa arvad, palju Pakosta sai? Ei, Pakosta, kus ta häälitses üldse? Kesklinnas kandideeris. Tädi Pakosta, no ma pakun ikka ka. No palju pakud? 50. Eksid, 95 häält. 95 häält tuli. No näed, nii et Igor siin on. Ei tuuvad 100 täis. Näed, Pakosta saab, sina ei saa. Siin on tegelikult ta sisekaemuse hetk. Muide, sotside esimees Lauri Läänemets sai ka mingisugused mõnikümmend häält ainult. Nii vähe või? Erakonna esimees. No aga Riigikogu spiiker, palju sai? See on küll piinlik, kus me selle laseme läbi. Ärme seda, unustame ära, seda me ei pane saatesse, ei ole vaja, Riigikogu on tähtis asi. Te võite ise järgi uurida, Lauri Hussari jätta saagi. Aga see ei ole mingi ministeerium. See oli ühekohaline või? Kahekohaline oli, nii halvasti ka ei läinud, kahekohaline. Aga kuidas ta nüüd julgeb seal käia seal Riigikogus?
Ega tal ei ole probleeme, tal on see mumm, kes ütleb, noh. Mumm ütleb, kuidas teha? No, mumm seletar eile. Ja kui mumm ei seleta, siis tarad seletab. No küll saab, aga noh, teistel ei ole selliseid kaadreid. Ja see on hädas. Ma arvan, et siin meil spiiker rabeleb välja. Aga spiiker on, eks ole, vanakooli mees. Ta on käinud ikka koolis, kui õpetati tähti ja numbreid ja korrutustabelit, aga nüüd on meil haridusega niimoodi, et ei saagi aru enam täpselt, mis seal on, et eksamid nagu oleksid, aga kooli lõpetamiseks nagu eksami tulemused ei ole tähtsad. Et ära lõpetada saad siis, kui sa oled lihtsalt eksamil käinud. Noh, sa oled viibinud seal ruumis, kus eksamid korraldatakse. Isegi peab puudutama seda paberit siin. Paber on siin, sina oled siin, noh niimoodi. Eksam on tehtud. See on pilet nagu või? See on pilet järgmisesse kooli. Ma ei tea, kas siis ülikooli või keskkooli. Siin oli number, sa võtsid, sa vaatasid numbri ja siis hakkas vastama. Aga see spikerdama. Aga kui oli vale, siis sa võtsid nii kaua võtsid, kuni see oli õige, mida sa teadsid. No, ma ei hakka rääkima, kuidas meil oli, sest seal oli muid variante veel. Olen kuulnud muid variante, aga jah, et selline kummaline haridussüsteem on siis, et eksamit ei pea tegema. Et jah, sul ei pea olema mingeid oskusi ja sa saad minna edasi gümnaasiumi. Noh, ja gümnaasiumis ilmselt, no praegu on see probleem, et just ei oska matemaatikat näiteks, ei saa selgeks. Enne nad ei saanud selgeks lõpukirjandit. Lõpukirjand kaotati ära ja selle asemel pandi osa, see eksam. No mina ei tea, võib-olla see osa oskust eksam on parem, võib-olla on halvem, aga ma arvan, et nad ei saa sellega hakkama, sest muidu ju ei kaotatakse eksami tähtsust ära. Et kõigepealt kaotati kirjand ära, pandi asemele eksamiga ei saa ikkagi hakkama. Aga ütleme nii, et eksam pole tähtis. See on nagu demokraatia, inimesed on kõik võrdsed. No aga meil ei olegi vaja ju eksamid ega haridus, sest meil on ju need robotid ja need teevad ise kõik ära nüüd. Selles mõttes on sul õigus, jah? Selles mõttes, et oleks vaja teada ainult, kuidas see robot käima läheb, see punane nupp, sellega paned kinni ja rohelisega. No praegu on veel see paha asi, et robotile, kindlasti on need liides, et sa räägid robotiga, aga see standardrobot on selline, et sa trükid talle. See on ikkagi pead. Ja siis ta ju nöögib ka, kui sa valesti kirjutada, kui siin on vist kirjaviga või moodi ta hakkab, see vist ikka ei ole päris nii. Ta möliseb ühesõnaga, vastik on. Et peaks olema, et ta loeb su mõtteid. Et sa ise ei pea üldse midagi tahtma ja et ta on kiip nagu see Elon Muski, see Neuralink on peas või ma ei tea, kus ta siis on. No kuskil ta peab olema, eks ole, et ühendab siis mõttejõuga. Võt see oleks hea. See oleks hea, siis ei ole vaja eksamit. Siis see mõte tuleb ise pähe, see mõte läheb kohe automaatselt arvutisse, tehisintellekt ja tehisintellekt siis tellib õlled või pitsa. Juba kullera helistab ukse taga. See on veel, jah, nagu kullera. Kas teie krokk tellis õlle? Et ma arvan, et sinna pole see läheb ja tõesti, kui selle nurga alt vaadata, siis vahet pole. Täis suva. Nii tuleb see purevestnik või mis see siis oli? No see võib tulla, aga tema ei pruugi kohale jõuda. Tuleb ja tuleb, ta on nagu see Tootsi kell, mis käib ja käib, aga õiget aega vist ei näite, seisma ka ei jää. 2 korda päeva näite. Nii, aga siis ega väga raske on teha head saadet ilma Kaja Kallaseta. Et Kaja Kallase, nüüd on Kaja Kallase püsirubriik, meie Kaja. Nii, ja meie Kajas siis kajastame seda, kuidas rahvusvaheline meedia on vastu võtnud Kaja Kallase panust üleilmsesse diplomaatiasse ja panusega on nii, et on märgatud, Kaja Kallast on märgatud ja väga tähtis leht, ilmselt siis Foreign Policy või midagi sellist, ingliskeelne leht on kirjutanud tema kohta loo. Kuigi allikad on natuke kahtlased, allikad ei julge oma nime öelda. Aga üks allikas siis ütles niimoodi, et me eeldasime, et ta oleks diplomaatilise. Ei ole ju diplomaatiline küllalt. Kuidas inglis keeles Võtta ma ei tea, siin on, ma võtsin Eesti lehest selle Postimehest. Et võiks vaatama, midagi Kaja Kallas ikkagi figureerib veel siis. Ja, figureerib ja ma juba pidin ääre pealt küsima, et kes see Kaja Kallas on, läks meelest ära. Ja öeldakse niimoodi, et ta on rohkem võmm kui diplomaat. Tema päev algab ja lõpeb Venemaaga. No siis ühesõnaga, et ta on nagu selline, vaata diplomaat peaks olema, kes läbi räägib, ta peaks olema nagu dialoogipolitsei. Aga tema on nagu
liikluspolitsei, jah, nagu ment. Ja see ei meeldi teistele, kes on seal nagu liikluspolitsei laadis saanud koolituse. Aga Kallas sai hoopis teise koolituse, nii, ja nii elabki. Ja siis minu meelest see lugu iseendast on nagu kiitev, et noh, politseinik on ju see, kes hoiab korra majas. Noh, üks laaberdab siin, teine seal, politsei vilistab nuudiga üle küüru ja kongi. Ega see Igor vist ei sobiks sinna siis? Ei, Igoriga ei saa korda mõja. Ma arvan, Kaja oleks ka rohkem hääli saanud ilmselt, ma arvan. Kindlasti rohkem hääli, võib-olla oleks 46 kuidagi sinna kanti. Ja siis näiteks tuntud ajaleht siis ütleb niimoodi oma analüüsis, et Kallase kalduvus öelda välja, mida ta mõtleb, on pingestanud suhteid USA's võimul oleva Donald Trumpi administratsiooniga, aga ka teiste suurjõudude, sealhulgas India ja Hiinaga. Just neid rohkem neid suurjõude ei olegi, võib-olla Venemaa veel, aga sellega on nii suhted, nagu nad on. Põhimõtteliselt eks nad kõigi suurjõududega on nagu läbi, mingid suhteid ei ole, aga miks suhteid ei ole? Sest inimene on aus ja otsekohane, ta ütleb, mis ta mõtleb, ta ei hakka keerutama, ta ei hakka valetama, midagi vassima. Me alles kujundame seisukohta, tuleme eskite asjus, eks ole. Ta ütleb, jah, aga seda, mida mõtleb, seda, mida ütleb. Aga kuidas hiinlane aru saab, mis ta luultelt loeb? Nad loevad kõverikke, saad aru, ega nad tähti ei loe, neil on hullemad sellised pookstaavid kui Kaja Kallas, küll nad välja loevad, need saavad aru, mis see krõnks tähendab. Mida see krõnks tähendab? Et selline lugu, et ikkagi kokkuvõttes nagu positiivne, aus inimene ja mõtlev inimene. Ütleme, see sõna selleks öeldud, mõtleb ja ütleb ja samas vahel mingit filtrit ei ole. Minust ideaalne, nagu ideaalne selline normaalne tüüp. Kirjelduse järgi vähemalt. Aga no, oleks ta kogu aeg selline, aga vaata, kui seda huulte juttu hakkab rääkima, siis nagu... Vaju ära. Aga näed, aga ta on ikkagi, noh, Eestis ka vastutus ei ole nii suur. Noh, siin võib valetada, vassida, aga lähed ikka mingi Hiina mingisuguse oligarhiga nagu asja ajama. Vaat nii. Teed niimoodi. Ei tee. Kuidas ei tee? Surume põlvili. Ei, on vaja teha niimoodi. Ühesõnaga selline tunnustus siis tuli nii, et muidu ainult sõimasid, aga selline nagu tasakaalustatud lugu, et toodi välja siiski selliseid, noh, küllalt korralike väärtusi. Aga need, kes olid välja, nad ikkagi olid anonüümsed. Ei julgenud avalikult kiita, eks tal on nii palju vaenlasi nüüd juba tekkinud. Mis see poliitika või mis see oli? Ei, see oli see foreign policy või mis ta iganes on, mina neid lehti ei loe. Võib-olla nad on lahti lastud tänaseks. No jaa, maha lastud. Ega see jääb nii sama. Euroopa Komisjonil on pikk käsi, ega see ei tea üldse, mis nendest leheneegritest. Nii, ja siis asi halb, hakkame lõpetama saadet ja jõuame tagasi sinna nagu esimese uudise juurde, mis rääkis, et on hinnatõus. Ja Kaarega jõuame nüüd selle uudiseni, et Angela Merkel tegi vahepeal avalduse. Üldiselt ju Eestit niimoodi nagu väga ei mainita, eriti nagu mõjuvõimsate riikide hulgas ikka Hiina ja India ja Ameerika, aga vaata nüüd Merkel on välja selgitanud, et tema tahtis teha rahu. No seal, et üldse seda sõda ei oleks Ukrainast tulnud, kui tema oleks oma rahu saanud ära teha. Temal oli rahuplaan. Nii, teeb rahu seal, sinna tänna, kõik juba kujuneb, nii, inimesed teevad ellu. Aga mis siis juhtus? Siis sekkusid Balti riigid ja Poola ja tegid nagu siukse jama keerasid kokku, et läks sõjaks. Rahuplaan põrus. Nurjus. Ja Merkel proovis, midagi enam välja ei tule, sellepärast, et Baltikum sekkus. Aga kus see, mis see Merkel on, ma mõtlesin, et ta muuseumis juba koos Kaja lasti sealt välja ja pandi mikrofon nina alla, räägib ja kohe hakkas tulema. Ja siis näete, leidis süüdlase. Et kui meil on siin neid makse hindu tõstetud, see nagu Putin oleks süüdi. Putin ei ole süüdi on Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Poola ka, sest Eesti, Läti, Leedu on nii väiksed. Neid tava, see on nagu see jutt ei lähe mitte kuskile. Võta üks, saad 3. Jah, aga pane sinna veel Poola juurde. Selle jutul on jumet ja need lurjused keerasid sellise käru kokku, et nii et nüüd on siis tuleb hakata vastutama, ma arvan, et sõjakuriteo eest.
aga siin läks päris suminaks ka või? Läks suminaks ja siis veel üks vana luures Krossi nimeline tegi loo ja kirjutas, et Kaja Kallas siis oli ikkagi see, kes midagi seal pusserdas. Ega mina neid fakte kontrollinud ei ole, aga nii ta kirjutas. Et kuidagi tuli, tead, et hakkame seal midagi rahu ja värki, aga siis Kaja Kallas, et saa rahu teha, Krimm on vaja tagasi, Krimm, ja mis rahu me teeme, kui Krimmiga on nagu on, ei saa teha. Ma ei tea, kas see nii oli, aga nii siis üks luure meil kirjutas. Aga need anonüümsed ajakirjanikud sealt poliitikust, nendele peaks seal vihjana siis? No ei tea, midagi. Mõelda kiidavad ilma asjata. No jaa, aga no. Aga nüüd on see rahunes maha ikkagi lõpuks, siis ma saan aru. No Merkel läks kappi tagasi, iga päev vist sõna ei saa ja siis uued uudised tulevad peale tühja sellest. Uued uudised tulevad iga päev. Aga see on selles mõttes ka nagu hea uudis, et ikkagi Balti riigid on need maailma mõjuvõimsad otsustajad, kes otsustavad elu ja surma, sõja ja rahu, hinnatõusu ja hinnalanguse üle. Eriti Hiinas ja teistes Indias ja teistes suuremates mõjuvõimsamates riikides. Ja vähemalt vihastab välja, kui muud ei saa teha. Ja need Merkel on välja vihastatud praegu, Deng Xiaoping või kes see neid seal on, see on närvis, on ju Trump, kõik, et selles mõttes juba hakkame kaartile saama. Võib-olla esialgu ei olegi nagu väga head midagi ette näidata, aga kas Džingis Khan tegi midagi head? Siiamaani mäletatakse. Ma arvan, et kui see sama liini nagu jätkata, nagu Kaja Kallase ja siis Baltikumi ja Poola selle kurjuse telje liini, et siis joonistab midagi välja. Nojah, seda siis varsti läbib see Rail Baltic. Seal võib-olla läbib, võib-olla ei läbi seda. Aga mõtteliselt see telg on paika pandud. On joonistatud ära plaani peale. Et see on siis nagu selline viimane ettevalmistatud lõik mul, aga praeguseks siis niimoodi ja järgmine kord jälle teistmoodi. Jah, aga seekord ikkagi väga palju häid uudiseid. Jah, prosid. Kohtumiseni.